Tervist interneeduslased teisel pool hõlõndavat ekraani. Te vaatate saadet Tõsised jutud. Asume kohe asja kallale. Artjom, kuidas sinu tervisega lood on? Tunned ennast hästi, toitud tervislikult? Sa ilmselt vaatasid figuuri, jah? Ei, ma läksin 3 kuud tagasi, läksin boksitrenni, Kuidas sul selle tervisega on? Ma natukene muretsen ja valutan südant meie maakera tervise pärast. Äkki üritame rääkida sellest probleemist meie tarkade klubiga? Hoidke kinni! Anname minna! Emma, kui sina saaksid valida 3 oma lemmiktoitu, mida iga päev süüa, siis mis need oleksid? Hakkliha makaroniga, kalapulgad ja kirnuslid. Hommikul krõbinad, lõunal keedukartul ja hakkliha ja õhtul mingit kohupiima või midagi maitsvat ühesõnaga. Kartulipudru koos hakkliha kastmega, kalapulgad ja igasugused puuviljad ja juurviljad. Ja siis midagi tervislikku, mingi näiteks tatarriisborš. Tatarriisborš. Sa sööksid pitsat, krõbinaid ja magustoitu. Krõbinad oleksid essa, magustoit oleksid lõunal ja pitsa oleks õhtul. No ma teen dieeti praegu. Ma tohin ainult õuna süüa. Tervist! Mitte. Kuidas sul tervis on? Hästi. Väga hea. Oled valmis? Milline elustiil on tervislikul inimesel? Ta teeb trenni. Tervislik eluviis on rohkem see, kui sa teed sporti ja sööd tervislikult. Ta käib jooksmas, jõusaalis. Tervislikud inimesed, nad söövad ainult kas juurvilju või puuvilju. Et kõik on loodusest. No, nad ei lähe näiteks paksuks. Kui ta ei närvitse palju, sest närvitsemine pole üldse tervislik tegelikult. Sellest tekivad kortsud ja see on väga paha. Milline elustiil on üleüldse tervislikel inimestel? Ma ei tea, teed väikse lõunaune, lähed jooksma niisama. Nad on peenikesed ja nad elavad kaua. Ma arvan, et nad on veganid. Adrian, mis sina arvad, mis on rämpstoit? Pitsa. Friikartuleid ma saan hästi harva ainult. Täna lähen olen kaua juba ootanud. Friikartulid, hot dog, hamburger, Coca-Cola, Pepsi, Sprite, ma ei oska rohkem. Coca, Fanta, Sprite, Pepsi. Hamburger, sai, Rämpstoit, burger, friikartul. Burger, friikartulid, võib-olla vist pitsa ka ja hot dog. Meil on reklaamipaus. Kas sulle reklaamipausid meeldivad? Ei. Mis sa teed tavaliselt reklaamipausi ajal? Ma ei tea, joonistan. Joonistad, väga mõnus. Siis on frikadell. Ei, mitte frikadell. Friikartulid. Kiirsöögid nagu pelmeenid ja spagetid ja makaronid. Rämpstoit on siis nagu rohkem need, mis on kiirtoidukettides, näiteks need McDonaldsid ja Hesburgerid ja need. Sulle meeldivad need toidud? Vahete vahel ikka saab süüa. Muidugi, isegi söön vahete vahel ja vahepeal liiga tihti. Kõike tuleb süüa mõõdukalt. Mõned inimesed ei söö liha ega muid loomseid toite nagu piim, jäätis, juust ja nii edasi. Miks nad nii teevad? Sest nad on taimetoitlased või siis neil allergi. Kas need inimesed on tervislikud? No on ikka, aga nad lihtsalt ei saa tugevaks. Nad ei taha tervislikuks inimeseks saada. Nad tahavad, et vähem loomi sureks ära nende pärast. Et loodust päästa. Et päästa loodust ja loomi? Jah. Aga kas arvad, kas see on tervislik ka? See on tervislikum kui liha süüa. Aga miks arvad, miks nad siis ei söö liha ja joo piima, kui nad ei saa tugevaks? Miks nad üldse nii teevad siis? Võib-olla neile lihtsalt ei maitse see.
Võib-olla lihtsalt teile veged ei maitse see liha ja piim, aga kas nad peaksid proovima ikka? no jaa, aga kui nad on proovinud ja neile ei meeldi, siis keegi ei saa neid sundida. aga no ma ei teagi, mis ma tahtsin öelda, ma ei mäleta. No ei ole hullu, aga küsime su käest järgmise küsimus äkki siis on ju. Suured tehased tekitavad igasuguseid gaase, tuleb nii-öelda tossu korstendest välja ja see rikub hästi palju meie loodust. Mis sa arvad, mis asjad veel rikuvad loodust, mida inimesed teevad igapäevaselt? Meil tahti kiirronge teha, aga need ei tule siis. Need porgandid jäävad ikka, aga meie kutsume neid porganditeks. Millised inimtegevused veel kahjustavad koduplaneeti? Kui sa viskad igast rämpsu maha, mis võivad loomad näiteks endale ära süüa või mets võib põlema minna või nagu selliseid asju. Ja kui sa sõidad autoga, siis see gaas ka mõjutab loodust. Kui sa suitsetad näiteks. Loodust reostatakse, näiteks meresi reostatakse, siis kui sa näiteks ei lased välja gaase välja, vaid lased nagu vedeljama, mida ei kõlba isegi teha. Näiteks WC-potid lähevad kõik merre ja see ju rikub loodust. No näiteks kui autod linnas ringi sõidavad, mis sa arvad, kas nende heitgaasid reostuvad kuidagi planeeti? Ja, kui nad sõidavad ka kraavi. Autoga sõitmine. See lõhub maa kaitsekihti, mis kaitseb maad väikese kuumusest, siis võib minna kliima soojemaks. See võib korallid, see kahjustab koralle ja kui korallid ära surevad, siis põhiliselt on maaga ka kõik. Tõsiselt? Jah. Vau, Silver, see vastus oli ammendavam ja täpsem kui minul õpetajal koolis, kui me kunagi seda teemat puutusime. See uskumatu mees, ma annan sulle selle eest auhinna. Palun, aitäh sulle mees. See oli väga-väga kihvt vastus. Kui inimesed prügi viskavad laiali. On ja. Aga kust prügi panna tuleb? Prügikasti. Kas sina viskad alati prügiga prügikasti? Jah. Aga kui sa näed, et keegi teine ei viska, kas sa ütled talle, et kuule, ole nüüd hea ja pane prügikasti? Ütleks, aga ma pole kedagi sellist näinud veel. Joosep, ütle mulle, aga kuidas sina loodust hoiad? Ma ütleks nii, et kui ei tohiks kunagi prügi näiteks maha visata, ega isegi tehaseid näiteks ei tohiks olemas olla. Sama, ma ei viska prügi maha, ma ei võta taimi juurega välja, isegi kui tuleb, panen juure tagasi. Siis kui ma näen prügi maas, siis ma korjan üles, viskan ära. Aga mis sa pudelitega teed? Ma korjan üles ja näiteks panen sinna prügi konteinerisse, kus peab panema plastikpudelid ja nii. Ja see võib-olla mind taaraautomati ja nii. Et ma ei tatsa seda No sa hakkasid just rääkima, mida sa ei tohi tatsata siis? Muru. Palstan puusid. Väga armas, mina käin ka metsas puid kallistamas, see on rahustav ka tegelikult, on ju? Jaa. Ma olen kuskilt kuulnud, et puud teevad ka loodusele halba. Loodus saab ka niimoodi hoida, kui sa nagu ei raiu puid maha ja ei tee loodusele viga. Et sa nagu, jah, et ma ei tee selliseid asju. Aga Mattias, räägi mulle, kuidas sina loodust hoiad? Ei viska rämpsu loodusesse ja ei suitseta. Sa ei tohigi veel suitsetada, sa oled nii noor ju. Ja. Kas sa tead seda, et kui sa hakkad nii noorelt suitsetama, kui sa praegu oled, see kasvagi pikemaks? Ja mul tulevad kortsud ka. Hästi kiiresti tulevad kortsud. Ja mul tuleb südamevähk ka ja siis ma saan surma. Mis sina selle jaoks teed, et maakera oleks rõõmsam? Õpin palju, et siis kui ma suureks on, siis ma saan rohkem teha. Kui mina olin veel väike poiss, umbes sinu vanune, siis olid talved sellised, kus oli hästi palju lund ja suved sellised, kus oli hästi palju päikest ja oli hästi soe. Täna meil ei ole talvel lund ega ei ole suvel soe. Mis sa arvad, Kristoffer, miks see nii on muutunud? Mis on juhtunud? Miks see nii on?
sest vanal ajal oli vana aeg ja nüüd on uus aeg ja nüüd on igale poole nii kiire, suvi kestab vähe. Talvel muutuvad päevad lühemaks ja suvel pikemaks. Võib-olla see reostamine mõjutab ka kuidagi nagu seda meie ümbrust ja kõike seda ja siis kuidagi sellepärast on mingi niimoodi. Selle võimatu vastust leida. Sellepärast, et sest sa olid ju jääajale, olid kaugemal, nagu lähemal, eks ju. Ja aga nüüd hakkab jääaeg. Vaat selles ongi jama. Kliimamuutumised. No ma ei oskagi nii hästi öelda. See võib tingitud sellest olla, et maakera kahjustub kogu aeg ja põhiliselt on kogu aeg sügis ja kevad. Millalgi oli lumi, siis oli soe, siis oli jälle lumi. Tundub nagu lumi tahakski maha tulla see aasta. Lihtsalt ilm ei taha hea olla, tahabki alt selline halb olla, aga võib-olla on isegi niimoodi, et kui Jumal on pahast tujus, siis talvel lund ei tule ja suvel päikest ka mitte. Kuna on tulnud natuke soojemaid ilmi. Mis sa tahaksid öelda nendele inimestele, kes praegu meie saadet vaatavad ja kahjustavad loodust? Mis sa nendele ütleksid? Ma ei teagi, mis ma ütleksin, et ärge kahjustage loodust. Jah, inimesed, palun, ärge kahjustage loodust. Need inimesed, kes ei hoia loodust, mis sa nendele öelda tahaksid? Tahaksin nad vangi pista. Kui pikaks ajaks sa pistaksid need inimesed vangi? Vähemalt 2 aastat. Aga kuidas me peaks karistama neid inimesi, kes ikkagi reostavad loodust? Me ei saagi neid karistada, sellepärast, et me ei tea, kes neid teevad ja me ei pane ju neid sellepärast vangi, et nad viskavad mingi asja maha. Esmalt korjaks, ma arvan, loodusest prügi ära. Aga seda peaks tegema need inimesed, kes loodust kahjustavad? Ja see oleks neile paras karistus juba? Ja. Tuleks karistada neid. Kuidas? Panna vangi. Neile peaks olema mingi karistus, mis jääks neil eluks ajaks meelde, et nad enam kunagi pahandust ei teeks. Ostke endale masinad, mis ei reosta loodust. Vot selline oligi meie tänane saade ja meie omalt poolt, Lauri, täname meie tipptegijaid. Ja tippspetsialiste, kes aitavad meil maailma palju paremini mõista. Ja kui teile meeldis meie saade, siis subscribe'ige meid YouTube'is. Ja likeige Facebookis. Kohtume taas teisel pool helendavat ekraani. Tšau! Tšau!